Tere tulemast kuulama selle Mina podcast erisarja, mille raames valmib 10 episoodi koostöös spetsialistidega, kus räägime lihtsalt ja lühidalt erinevatest muredest, ATH-st kuni arvutisõltuvuseni välja. Podcasti erisari valmib ideedest MTÜ projekti Kõik üheskoos loovalt ja vaimselt terveks raames. Projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjoni Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. Publikatsiooni sisu kajastab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest. Head kuulamist ning pea meeles, et oled armastatud. Tere hea kuulaja, oled kuulamas meie erisaadet, mis on loodud Euroopa Solidaarsuskorpuse projekti Kõik üheskoos loovalt ja vaimselt terveks raames. Oleme koos 5 noorega asunud läbi ideedest MTÜ tegutsema antud projektiga. Projekti eesmärk on tõsta noortes ja teadlikkust iseenda kui ka üleüldse vaimsest tervisest ning sellega seoses oleme loonud ühe tegevusena projektis vaimse tervise teemadel kajastuva podcasti erisarja, mille fookuses on just kvaliteetse ja usaldusväärse õppematerjali loomine nii noortele kui ka õpetajatele. Iga kuu ilmub meil 2 episoodi, kuhu oleme külla kutsunud oma ala spetsialistid ning kellega koos võtame vaimse tervise teemad luubi alla ja räägime need lihtsalt ja loogiliselt lahti. Täna oleme kutsunud rääkima Merle Pälli, kes on praktiseeriv psühholoog. Tere Merle! Tere Marit! Ole hea ja tutvusta ennast lähemalt ja räägi oma igapäevategevustest. Mina töötan igapäevaselt psühholoogina nõustamiskeskuses Parem Pere. Ja minu juurde ongi jõudnud siis noored ja lapsed ja nende vanemad. Et nendega töötan siis kõige rohkem. Okei. Seda on väga tore kuulda, et just lastele ja peredele oled orienteeritud. Aga täna me siis käsitleme sellist teemat nagu ATH. Nii et esimesena küsimusena ma küsikski, mis asi on üldse ATH? ATH on siis neuroarenguline eripära, kui öelda selliselt, et see tähendab siis seda, et inimese aju areneb natukene teistmoodi kui tavaline aju. Ja see on midagi, mida inimene ei saa ise mõjutada või suunata, et sa sünnid sellisena. Ja viimasel ajal on koolides, seda lihtsalt diagnoositakse Eestis järjest paremini, järjest rohkem, et sellepärast tundub ka, et see ATH hüppeline tõus on kuidagi, see diagnoosimise tõus on tekkinud, aga et tegelikult see on olnud juba 200 aasta tagusest ajast on juba olnud märke, et inimestel on olnud selline häire või selline nagu toimetuleku raskus. Praegu jah, võiks vist seda tõlgendada küll niimoodi, et väga paljude suust tuleb siuke lause, et oi tegemist on moehaigusega ja et oi tegemist on selle teise kolmandaga ja kuidas on võimalik, et nüüd seda nii palju on. Et mulle tundub, et just siuke vanem põlvkond hetkel ei taha väga mõista, et mis ja miks. No natukene tõenäoliselt ka see infoajastu võimendab seda olukorda ja ka see, et me oleme rohkem sunnitud istuma ja töötama nagu nutiseadmete taga või arvutite taga. Et omal ajal või vanasti oli siis rohkem füüsilist liikumist ja füüsilist koormust, et sa väsisid lihtsalt päeva lõpuks nii ära, et Jah, eks ongi, ega neil ongi keeruline meist võib-olla ja noortest aru saada ja lastest aru saada ja meil on võib-olla sellest keeruline aru saada, mis nendel omal ajal oli. Aga kui rääkides ATH, siis mis on see ATH sümptomaatika ja miks või kuidas see? Väga paljud lapsevanemad on tulnud öelnud, et minu lapsel on vist tähelepanuhäire, et ta tahab kogu aeg saada minu tähelepanu, et ma pean kogu aeg nagu temaga olema või temaga tegelema või midagi sellist, et siis ma püüan neile selgitada, et see ei ole tähelepanuhäire, vaid tähelepanuhäire on siis, kui lapsel on keeruline keskenduda.
ja et see on üks sellest tähelepanuhäire komponentidest siis, et seda tähelepanu on keeruline hoida tegevusel pikalt ja et see kipub hajuma. Teine on siis selline impulsiivsus, kus sa teed halbu otsuseid või mõtlematuid otsuseid, sul puudubki selline natukene nagu kaalutlemise võime, et eriti lastel, kui see aju alles areneb ka. Ja kolmas on siis selline aktiivsuskomponent, kus see laps liigub kogu aeg või niheleb või teeb selliseid nagu, et ta ei püsi nagu puus ega pudelis, öeldakse. Aga kuidas sellega on, et kas sellel ma saan aru eritahud, aga kas see on siis, kui sul on ATH, sul on kõik need tahud kuidagi või võivad olla ka, et sul on näiteks tähelepanu ei suuda üldse olla, aga samas impulsiivset käitumist nagu pole? Või? Need on siis kombineerituna. See impulsiivne käitumine on siis kõigile ATH-dele omane, aga et kõigil ei ole seda aktiivsuse komponenti ja kõigil ei ole seda tähelepanu või keskendumisraskuse komponenti. Ja et siis on veel see kombineeritud variant ka, kus on mõlemad. Okei. Aga kuidas üldse avaldub ja kuidas see nagu käitub ühe siis kas lapse või täiskasvanu juures, et kuidas see avaldub, et kuidas sa üldse märkad, et sul võib see olla? No kui me läheme läbi elukaare, siis võib-olla lasteaialapsel sa märkad seda selliselt, et ta ongi tõesti natukene elavam ja ärritub kergemini, ei suuda pikalt ühes tegevuses olla, tal on kuidagi sõprussuhteid pikalt hoida, et on ikkagi siuke marakratt, korralik marakratt, keda õpetajad peavad kogu aeg siis korrale kutsuma. Ja et kui see laps jõuab kooli, kus ta peab istuma 45 minutit, mõnes koolis ka pikemalt ühe koha peal paigal, et ta ei suuda seda teha, ta ise ka teab, et ta ei suuda seda, aga ta ei saa sinna midagi parata, et siis need on need lapsed, kes saavad kogu aeg pahandada. Ja et pahandamine on just nagu kõige halvem asi, mida sa saad ATH lapsega teha, sellepärast, et tema enesehinnang on isegi üsna habras, kuna ta tunneb, et ta ei ole selline nagu teised, ta mingite asjadega ei tule nii hästi toime kui teised, aga et nad lihtsalt käituvad kuidagi selliselt, et kui õpetaja tahab oma tööd teha, siis ta peab korrale kutsuma neid. Aga kuidas näiteks on nagu juba, ütleme nii, et juba siukses murdeas või kas ikka on samamoodi või kas see võib ka avaldada kuidagi teistmoodi? Murdeas tõenäoliselt nad mööda klassi enam ringi ei heegelda, aga et kui see tähelepanu hajub, siis nad kipuvad võtma oma telefoni või joonistama või tegema mingeid muid asju ja halvemal juhul, kui õpetaja neile ei meeldi, et siis nad hakkavad lihtsalt kaperdavad selle tunni ära õpetaja käest ja hakkavad tegema lollusi ja et ikka on alati neid, kes tulevad kaasa. Ja piisab ainult paarist lapsest klassis, kui õpetaja jaoks on juba päris keeruline, aga et see, mida ma õpetajatele võib-olla tahaks ka südamele panna, et nendel lastel endal on ka keeruline. Et suuresti ilmselt aitabki just see, kui lapsel ilmselt oleks siis diagnoos ja õpetaja võib-olla mõistaks võib-olla last paremini. Aga kuidas üldse diagnoosini jõuda? No diagnoosini saab jõuda niimoodi, et kui sa ise oled tähele pannud, et sul võib olla see, eks ju, kui sa oled kooliealine näiteks, et siis proovida välja lülitada oma elust, teha nutipaastu ja loksutada paika oma magamisrütm, söömisrütm, sellised baasilised asjad ja liikumine. Ja kui sul see tähelepanu raskus või koolis keskendumisraskus siis ikkagi säilib, et siis võiks paluda vanematel panna vaimse terviseõe juurde aja ja sealt edasi siis juba jõuda psühhiaatri juurde ja täpsustavate uuringuteni. Siinkohal ilmselt on hea välja tuua seda, et see sümptomaatika on ju selline, mida praegu meedia ise ju kajastab väga selliselt, et näiteks kui TikToki võtta, siis kõik sümptomid loed, siis kõik, et mul on ka ATH vist. Aga tegelikult tuleks ju vist rõhutada seda, et ATH-d sa ei saa ise diagnoosida, vaid seda ikkagi ju spetsialist. Just, et seal on mingid sellised toimetuleku raskused ja kui sul need on,
siis need võivad tekkida tegelikult ka liigsest telefonis istumisest, just nimelt see sama TikTok, kus kogu aeg sul stiimul käib ja sul on kogu aeg huvitav, et see kiire tasusüsteem, eks ju, et sa saad jälle dopamiinilaks tuleb, eks ju, aga kui sa selle välja lülitad ja kui sa sätid oma ööpäevarütmi selliselt, et sa lähed 10:30 magama ja magad ilusa pika une hommikuni, sööd hommikul enne, kui sa kooli lähed. Ja et kui sul siis ikkagi on koolis need toimetuleku raskused ja seal võib ka olla niimoodi, et mõni päev sul on kehvem ja mõni päev sul on parem, aga et ATH lapsel või ATH õpilasel on ikkagi järjepidevalt need toimetuleku raskused selle keskendumisega, et see väga palju ei sõltu õppeainest või õpetajast, et ta siiski ei suuda keskenduda seal 45 minutit järjest. Jah, selles mõttes ongi, et mina ise vist rõhuks veel kord, et sotsiaalmeediat ei tasu nii palju endale kinnisideks võtta, vaid ikkagi, et proovidagi parandada oma elurütmi ja siis tegeleda sellega, et kui üldse ei saa, siis tuleks pöörduda spetsialisti poole. Just, et see ise diagnoosimine ju tegelikult ei vii sind ka ravini, kui sul seda vaja on. Aga siit ongi hea küsida nüüd, kas üldse ATH-le on rohtu? Jaa, ATH-le on ravim, aga et see ravim on selline, mis, kuna ATH ei ole otseselt haigus, siis see ravim ei tee ka terveks, vaid raamatu autor, mida teie ATH-ga laps soovib, et teaksite, doktor Sharon Salin on võrrelnud seda ravi prillidega, et ehk siis, kui sul on nägemisprobleem, siis prillid ei võta seda ära, aga nad aitavad sul paremini näha, et täpselt samamoodi see ATH ravim ei võta seda ATH-d ära, aga et aitab sulle vajaliku aja jooksul paremini keskenduda. Aga kui nüüd on, et nii, mul sõber on ATH, hakkas rohtu võtma, et ma mõtlen, et mul ka siin tundub, et on need, kas see on adekvaatne võtta sõbral rohtu, kui endal tegelikult rohte pole kirjutatud? No nii nagu igasuguste ravimitega üleüldse tohib ravimeid võtta ainult siis, kui arst on neid sulle määranud. Ja kui need ei ole sulle spetsiaalselt mõeldud, siis need ravimid võivad teha rohkem kurja kui head. Eks see ongi iga asjaga nii ju, et iga rohuga, et sa ju ei lähe võtma vanaema vererõhu rohte, sul ei ole vererõhuga midagi viga, et miks sa siis peaksid hakkama katsetama teiste rohtudega? Just, ja et igal ravimil, millel on toime, on ka kõrvaltoimed, mis tähendab seda, et kui arst ei ole sind tervikuna uurinud sinu terviseprobleeme ja kõike sinu toimimist, et siis kindlasti ei tohi võtta mingeid võõraid ravimeid või mis ei ole sulle mõeldud. Aga siit ma küsiksin kohe, ma lihtsalt küsin seda sellepärast, et mul on väga mitmeid tuttavaid, kellel on lapsel ATH ja nendel omavahel seal on igasuguseid teooriaid. Ja seal on näiteks selline teooria on ju, et ATH ravim on kange ja tema kindlasti oma lapsele seda ei anna, sest et oli mingi olukord kellegil kuskil ja et oi, see on ikka nii raske ja nii halb, et ma ei anna, kuigi on soovitatud. Mis sa nagu sellise asja peale ütleksid, et keegi kuskil seal proovis, ja kuskilt jõuavad mingid jutud ja siis nad loobuvad nagu ise ravist? Muidugi ravimi andmine lapsele on lapsevanema vastutus ja tema otsus, kas ta teeb seda või ta ei tee. Aga jällegi arst ei määra ravi siis eriti lastele, kui ta teab, et see tegelikult lapse toimetulekut ei paranda. Ja vanematel, kui neil on küsimusi, kuidas üks ravim töötab, siis mina pigem soovitaksin pöörduda vaimse tervise õe või psühhiaatri juurde või ka psühholoogi juurde selle küsimusega, et mis see ravim teeb. Psühholoog võib-olla isegi nii hästi seda ei tea, aga psühhiaater, kes on vaimse tervise eriarst, oskab päris kindlasti selgitada, et mis on selle ravimi toimed, mis on kõrvaltoimed, mis on plussid, mis on miinused, et mitte hakata uskuma, et minu naabrinaine võttis mingit rohtu ja see vist oli selle jaoks ja see töötas talle nii, et
kui puudutab sinu ravi või sinu lapse ravi ja sul on selle kohta küsimusi, et sa kaalud, kas seda anda või mitte, et siis kindlasti pöörduda selle sama raviarsti juurde, kes sinu perega tegeleb või sinu lapsega tegeleb ja küsida neid küsimusi sealt. Jaa, et tegelikult ju muidugi sa ju küsid enda kõiki asju ikkagi oma arsti käest. Ma loodan, et kõik ikkagi seda küsivad, et sul võib küll anda naabritädi nõu, aga kas sa just seda pead kuulama ja kas ta on mingi erialaspetsialist. Ja psühhiaatrid õpivad 14 aastat oma eriala, nii et seda on ikka väga pikk aeg. Jah, see on juba ka väga pikk aeg. Ja ma mõtlen tegelikult selle koha pealt võiks ju ka öelda, et kui sa näed ju, et okei, psühhiaater soovitab, kui sa näed ise, et su lapsel ei tööta, siis sa ju saad ju alati selles mõttes ka lõpetada ju ravi. Ja alati saab öelda, et see ravim ei töötanud, et ATH jaoks on ka mitmeid ravimeid, et üks ravim ei pruugi töötada või tal on nagu mingid sellised kõrvalnähud, mis ei sobi sinu lapsele või sulle, et siis saab alati ravi muuta. Nii, aga kui nüüd ravi jätta kõrvale, rohud kõrvale on ju ikka sõbra rohtem ei võta, aga sa juba siin tegelikult põgusalt mainisid ka, et näiteks parandada oma unerütmi, et et maga, söö hommikul, aga mida sa saad veel teha, et sa pole uuringul veel käinud, sa tunneksid nagu, et sul võib-olla see ATH on, aga no ei pruugi ka, võib-olla sul on lihtsalt on nagu tähelepanuga lihtsalt keerulisem periood hetkel võib-olla, et kuidas sa saad ennast aidata peale selle, et sa magad rohkem, on ju? Mis sa nagu veel väga paljudel inimestel võivad olla need ATH jooned, aga et kui ta läheb uuringutele, siis tegelikult kliinilist piiri ta ei ületa ja et ravi talle ei määrata. Et eks siis ta ei saa diagnoosi, aga need jooned on tal ikkagi ja toimetuleku raskus on. Ja et sellisel juhul või üldse ka isegi kui sul on diagnoos, siis väga palju tööd tuleb teha ikkagi iseendaga. Et on vaja, kuna ATH puudutab hästi palju meie seda eesmistaju koort, mis tegeleb meie täidesvaatva võimekusega, ehk siis on mingid otsustamised, planeerimised, eesmärgistamised, siis ega neid see ravim tegelikult ju ei mõjuta ka. Et sa pead ise omandama mingid oskused, mille käigus sa kompenseerid neid raskusi, millega sa hästi toime ei tule. Näiteks, kui sul on raske mäletada midagi või meeles pidada, siis sa saad panna endale meeldetuletused telefoni. Või ATH inimesi toetab hästi selge rutiin. Et kui sul on kindel päevakava, siis sul on hea seal toimetada, sest iga päev juhtub seesama ja sul ei lähe asjad meelest ära. Et tasub oma psühholoogiga teha selline väike tegevusplaan, et mis toetab sind kõige paremini ja igal ATH inimesel on ka tegelikult ise raskused, et mõni tuleb mõne asjaga paremini toime ja teisel on jälle sellega väga keeruline. Okei. Ja ega siin ongi, et sa saad erinevaid asju teha ja ega siin tulekski vist soovitada, et kui sa ise tunned, et sul ongi mingi probleem, sa ei ole kindel, siis sa enne tegelikult vist mainisid ka, et tuleks pöörduda siis vaimse tervise õe poole. Jah, et koolipsühholoog võib olla see esimene värav, sest temal on ka võimekus teha mingid esimesed testimised, näiteks tugevuste raskuste küsimustik, mida täidetakse siis õpilase vormina, õpetaja vormina ja lapsevanema vormina ka veel. Et sellest kokkuvõttest on kindlasti väga palju abi juba vaimse tervise õe juures. Et sealt joonistuvadki välja, et mis selle lapse jaoks on siis keerulised valdkonnad. Aga kui me nüüd räägime seda, et kuidas diagnoosida ja kuidas ennast aidata, aga mida võib-olla õpetajale nagu kuidagi nagu õpetajad motiveerida või toetada, et kui sul nüüd on see klassisse ATH-ga nagu laps ja ma tean tegelikult, et Rajaleidid ja kõik need ju ka annavad nagu juhiseid, et kuidas sa võiksid nagu liigelda, siis kuidas üks õpetaja võiks olla valmis seda last toetama veel oma korda? Väga loodan, et õpetajatel on selleks ressurssi, aga oluline ongi võib-olla aru saada, et see laps ei riku korda sellepärast, et ta tahaks õpetajale käru keerata, vaid lihtsalt sellepärast, et ta ei suuda teha häid otsuseid, ta ütleb mõtlematult välja asju, mida ta võib-olla ei peaks ütlema.
ta tihtipeale ei mõista suulist juhendamist, kui õpetaja ütleb, et tehke nüüd siit see ülesanne sealt, aga tema vaatab juba linnukest õues. Et see lind lendas sealt mööda ja ta tähelepanu läks sinna. Ja siis ta vaatab õpetajale selliste süütute silmadega otsa, et mida? Et siis õpetajad saavad tavaliselt pahaseks, et just selline nagu sõbralik suhtumine, eriti kui sa tead, et seal on diagnoos ka veel taga, aga et tegelikult see aitab kõiki lapsi, kellel võib vahepeal minna tähelepanu hajuma. Et mitte pahandada, et see on see koht. Et anda lihtsalt aega. Anda aega ja rääkida asjad uuesti üle, võib-olla juba öelda tunni alguses, et me hakkame tunni teises pooles tegema mingit ülesannet. Jah, et võib-olla jah, praegu mõtlen lihtsalt selle pealt, et mina ise olen õpetaja, et ma mõtlengi praegu selle peale, et võib-olla tõesti aitaks see, et kui ma räägingi läbi, me teeme tänases tunnis selle, et siis nagu punkti haaval saaks ka näiteks see ATH-ga laps siis ja nüüd ma tean, et me teeme seda, ma tean, et ma teen seda ja jõuan ka lõpuks selleni. Ja muidugi, mida vaheldusrikkam on tunni materjal, eks ju, ja mida praktilisem, et seda lihtsam on ka teistel õpilastel seda jälgida, aga et ATH õpilast kindlasti toetaks hästi palju, kui see ei ole ainult kas lugemine või kuulamine või tõlkimine või slaidi pealt mingi teksti selline, et kui seal on erinevaid grupitöid ja siis me liigume, võib-olla vaheta pinginaabrit või et seal on natukene ka seda võimalust, et ta saab seda energiat kuhugile panna. Kas või liikumise näol ja kui seal on tõesti see tunne, et mõni õpilane ei suuda nagu paigal püsida, et siis ka öelda, et ma näen, et sa ei suuda väga hästi paigal püsida, et meil on vist aeg nagu teha mingi, ma ei tea, kehakultuuri paus kutsuti seda vanasti tunnis, eks ju, et aga tõesti nagu korraks joosta, kükitada, patsutada ennast või midagi siukest, mis aitab selle energia maha laadida. Õpetajad võivad karta, et siis läheb see tund täiesti käest ära, aga et kui õpilased harjuvad sellega ära, et siis me läheme uuesti tagasi õppetöösse ja see kokkulepe tehakse juba enne seda harjutust, et siis tegelikult ei juhtu distsipliiniga mitte midagi, vaid see võib minna veel paremaks. Ei, see on igati hea, mõtlen, et ma ise ilmselt võtan seda endaga kindlasti kaasa. Aga nüüd me rääkisime noortest endast ja rääkisime ka õpetajast. Aga kuidas aidata ühte lapsevanemat? Ma näiteks tean, et on olemas sellised asjad nagu ATH tugigrupid vanematele ja olen kuulnud sellest nagu väga imelisi lugusid, sest et need vanemad, kus mina olen seda kuulnud, need vanemad on küll väga, ütlen, et mul on seda nii vaja, sest et ma saan samastuda. Aga kas on veel midagi, kuidas nagu võib-olla oletame, et meil on vanem, kes on saanud just sellise diagnoosi oma lapsele ja ta mõtleb, et kuhu ja mida teha. Mis oleks sinul talle soovitus mingi hea, et kuidas tema ise ennast saaks hoida? Ma võib-olla enne seda enesehoidu veel ütleksin lastevanematelt, väga paljud lapsevanemad kardavad seda diagnoosi. Et see oleks nagu midagi halba, aga et mina olen alati oma klientidele öelnud, et diagnoos on selgus. Sa tead, mis on see probleem, mis on need toimetulekuraskused ja sa saad sellega tegeleda ja sa saad otsida abi selles osas. Et igal juhul, kui see selgus on majas, on see hea. Aga eneseabi seisukohast lapsevanem peaks ikkagi võtma aega endale, et ta jaksaks sellel hetkel, kui see laps on siis läinud näiteks kodutöödesse oma õppetööga, et ATH lapsed ei ole nii iseseisvad kui tavalise arenguga lapsed, et nad võivad vajada sellist lapsevanema tuge õppetöös kuni 7. klassini. Ja sealt vaikselt tulevad võib-olla need oskused, kuidas ta ise, mis ei tähenda, et lapsevanem peab temaga koos kogu aeg õppima, eks ju. Aga et ta saadab ta tegema neid asju ja pärast vaadatakse üle, pannakse, et laps paneb kooli asjad kokku, lapsevanem vaatab, kas need said kokku või kas kõik asjad. Seda ei peagi iga kord ka lapsele ütlema, et kuule, ma vaatan nüüd su koolikoti üle, aga et lihtsalt korraks viskad seal tasakesi pilgu peale, et mis sul siia kotti sai. Et see on nagu järk-järguliselt sõltuvalt vanusest, eks ju, et ühel hetkel, et see töö käib selle poole, et see laps saaks ikkagi nagu iseseisvaks. Aga et tõesti aidata tal meelde tuletada, et kuule, sul on nüüd aeg õppima hakata, kuule, sul on vaja kooli asjad kokku panna, pane omale homseks riided valmis.
et seda meelde tuletamist on lapsevanemal hästi palju ja siis võibki lapsevanemal jääda tunne, ma käin ja muudkui kaagutan ja kaagutan. Et see on lapsevanem endal ka halb tunne, eks ju. Aga et võib-olla just see mõtestamise küsimus, et ma ei nääguta, ma ei kaaguta, vaid ma aitan tal asju meeles hoida. Ja ega vist tegelikult selle koha pealt veel, et ilmselt kõige suurem faktor on ikkagi jälle see, et säilita rahu, on ju. Just. Et tegelikult ju see ei ole maailma lõpp, vaid see nagu selgus, nagu sa ütlesid, pluss see, et sa saad ju ise oma lapse jaoks olla kõige parem toetaja. Ja kui see ongi, et esiteks sa oled ise nagu heas kohas, siis tegelikult sa saad anda ka lapsele seda. Ja muidugi vanemad on ka ainult inimesed, eks ju, et meil kõigil on päevi, kus me lihtsalt ei suuda olla kannatlikud ja me plahvatame nagu popcorn kuuma käes. Aga et siis öeldagi lapsele, et tead, täna mul ei ole ressurssi sinuga nagu kannatlikult öelda, et tee seda ja tee seda. Et tee nii nagu on. Võta koolis need märkused või kahed, me saame nendega hakkama, eks ju. Aga et nendel päevadel, kui sul on ressurssi, et siis on küll lapsele väga toetav, kui sa oled temaga sõbralik, rahulik, selgitad, nagu ma ütlen, et ATH laste vanematel on vaja topelt kannatlikkust, topelt armastust ja topelt selgitamist. Võib-olla isegi 3-kordselt seda kõike võrreldes tavaliste lastega. Ja siin tuleb jälle, või mina võtaksin jälle, et ja kui see tõesti need tugigrupid on, siis võtta julgelt on ju osa. Just. Et osale seal, et mina näen, et näiteks need, kes on mulle sellest rääkinud, nad on nagu kuidagi nad on nagu neil on nagu hingelt nagu midagi nagu ära läinud, see raskus on nagu kadunud ja nad on nagu palju rõõmsamad ise ka, et nad ongi nagu jagatud mullis, ehk nad saavad oma vahel rääkida seal oma kogemusi, oma nägemusi, neid, mis neid aitas parasjagu. Just, et nad saavad õppida ka üksteise pealt, et mis need toimetulekuviisid on selliste lastega töös. Ja et ka seda, et see on tegelikult nagu seda rohkem, kui me arvame. Et rohkem vanemaid on hädas, kui me arvame. Et ja neid tugigruppe on ju ka virtuaalseid, et kui sul ei ole füüsiliselt aega kuhugile minna, et siis tegelikult on neid ka sotsiaalmeediaski on mitmeid selliseid gruppe, kus on võimalik nõu küsida või näiteks rahumeelne vanemlus. Ja tõenäoliselt on ka päris ATH-le suunatud lastevanemlusgruppe. Ja tegelikult ju, eks võib ju tegelikult helistada ka ju nendele nõuandeliinidele, kui väga vaja on, et tõesti oled väga mures või oled endast nagu täiesti väljas, siis just, saad kiiret abi, et kuhugi suunatakse sind ikkagi. Et mis iganes sa tunned, et sind sellel hetkel toetab. Ja muidugi lastevanematele ma soovitan väga lugeda ATH-laseid raamatuid, et me võime panna siia podcasti juurde pärast need raamatusoovitused, mida ma õpetajatele, lastevanematele soovitan lugeda. Ja, see on väga hea asi. Aga kas sa tead, et kas näiteks noortele on ka juba mõeldud raamatuid? Või need pigem on ikkagi suunatud lastevanematele? Need on selles mõttes nagu see sama konkreetne raamat, millest me räägime, et mida teie ATH-ga laps soovib, et te teaksite, et siin on hästi palju ka sellist lapsega koos tegemise nõuandeid, et kuidas te seda probleemi tegelikult kodus koos saate lahendada. Aga et kõige olulisem alus on selle juures see mõistmine, et lapsel on keeruline. Aga et ma ei taha kuidagi jätta nüüd lastevanematele ja õpetajatele seda muljet ja lastele enda või noortele endale ka, et see ATH on üks igavene häire ja see on halb ja et tegelikult ATH-s peitub ka ressursse, et ATH inimesed on loomingulised, spontaansed, neil on palju ideid, et seal on ka nagu väga palju plusse või ressursse, mida võib-olla teistel inimestel ei ole. Et leida üles ja mis ATH puhul on see, et kui midagi ATH inimest väga huvitab, siis tal tekib selles osas hüperfookus ja ta suudab olla tunde fokusseeritud sellele tegevusele. Et näiteks kui sind huvitab teadus, siis sa suudad väga head teadustööd teha, eks ju, et seal on nagu selles mõttes ka häid asju, et kui sa töötad insenerina ja sul on vaja mingi, ma ei tea, ehitise joonis valmis teha, siis nagu väga meeldib see töö, et siis sa nagu teed seda väga hästi. Et pigem nagu mõeldagi selle peale mitte kui raskusele, vaid sellele, et kuidas me saame toetada seda last niimoodi, et sealt tuleks nagu kõige parem välja, mis saab tulla.
ja tegelikult see on jumala hea koht, kus ka tegelikult lõpetada, aga ma tahaks siinkohal veel öelda sinu jutu peegeldusena, et tegelikult ju me keegi ei ole samasugune. Ja meil kõigil on oma eripärad. ATH on oma eripära ja see ongi okei. Lihtsalt sellega tuleb tegeleda ja nagu iga asjaga, iga inimene peab tegelema mingite oma raskustega. Ja mina tooks siia võib-olla sellise metafoori, et kuna jõulud on tulemas, esimene advent on kohe ukse ees, et siis te teate küll neid jõulutulesid, mis vilguvad nagu, et põleb ei põle, et need on nagu tavainimesed. Siis on mingid põled, mis tuled kogu aeg põlevad või sedelevad niimoodi, et ühed tuled põlevad, teised ei põle. Et see on nagu minu meelest ATH inimene ja need tuled on palju ilusamad minu jaoks. Värvilisemad ja toredamad, et... Ja aktiivsemad, on ju? Jaa, just, kogu aeg liikuvuses. Aga Merle, esiteks ma väga tänan, et sa olid nõus minuga rääkima. Ja kas sul on siia lõppu veel näiteks tuua kas 5 soovitust? Kellele? Näiteks noorele. Noorukile endale. Et 5 soovitust, kas siis mida enda jaoks teha, kui sul on see raske keeruline olukord, kuidas enda näiteks seda olukorda parandada? Kas konkreetset soovitust? Esimene soovitus olekski see sama ikkagi, et vaata, et sinu baasvajadused on täidetud, uni, toit ja liikumine. Et sa teed seda kõike. Oled sa tavaline noor või ATH noor, see on igal juhul oluline sinu vaimse tervise jaoks. Teine soovitus, suhtu endasse kaastundlikult. Et ehk siis meil kõigil läheb midagi viltu, ei maksa selle pärast hakata ennast materdama. Veel parem on, kui sa päeva lõpus paned kirja näiteks 3 asja, mille üle sa täna uhke oled, mida sa tegid või mis sind rõõmsaks tegi. Või kui oli tõesti kehva päev, siis millega sa vähemasti rahul oled. Et see aitab kuidagi seda eneseväärtustunnet ja enesehinnangut hoida. 3. soovitus, ära võrdle ennast tavaliste lastega, kes tulevad kõigil on omad toimetulekuraskused, aga et kes tulevad võib-olla koolitöös paremini toime kui sina. Et sina oled päike, nemad on kuu ja te särate täiesti erineval ajal. Et ei ole mõtet see võrdlus. Võrdle ennast eilse endaga. Ja 5. soovitus, räägi oma vanematele, kuidas ennast tunned. Et katsu ehitada see usalduslik suhe oma vanematega või enda oluliste täiskasvanutega. Et nemad on need, kes saavad sind kõige paremini aidata sinu raskustes. Ma kuulasin sind ja mõtlesin, et nii ilus. Et selles mõttes, et see on küll nüüd meil konkreetselt mõeldud just sellele episoodile, aga tegelikult seda kõik inimesed võiks tegelikult igapäevaselt rakendada. Ja kõik noored. Ja, et lihtsalt see, et sa märgaksid positiivsust enda ümber, enda päevas, päeva lõpus kiidad ennast selle päeva eest, sest et kindlasti tegid midagi väga väärtuslikku, väga tähtsat, enese jaoks väga olulist. Ja kuidagi see kuu ja päike, see võrdlus, see on nii ilus. Et ma arvan, et ma olen homme kooli ja ma räägin oma lastele seda kuu ja päike see võrdlus sellepärast, et see lihtsalt on nii kaunilt sõnastatud. Et me kõik inimestena olemegi erinevad. See, et sina näiteks saad matemaatikast aru, sina saad kunstist aru, sina saad eesti keelest aru ja on ka erinevad teemad, millest sa paremini aru saad. See ongi, et sina oled täna see päike, aga sina oled kuu selles valdkonnas ja teil ongi erineval hetkel, kuna teil nagu on võimalik särada või särate koos vahepeal, et see on nagu eriti ilus. Nii et see on nagu nii ilus lõpp siia. Nii et ma väga tänan. Aitäh, sa tulid meile siia saatesse, nii et mul nagu, ma ise sain nii palju targemaks, et ma loodan, et meie kuulajad said ka. See oli nüüd küll ainult infokillukene, et soovitatud raamatus on tõesti väga selgelt lahti seletatud, kuidas see aju töötab, mis seal puudu on, mis kuidagi, et lugege seda raamatut.
ja saate sellest rohkem aimu. Et see raamat, aga ise ka kindlasti, et kui ikkagi on probleem, siis uurida, rääkida psühholoogide, arstidega, kellega on vaja, et jõuda sinna lahenduseni ka. Leida, mis sulle meeldib, ma kujutan ette. Jah, me ütleme siin Paremas peres, et kui mure on suurem, kui sa üksi toime tuled, siis otsi tuge. Väga hästi öeldud siia lõppu. Aga sina kuulaja, kui sa soovid meie projektiga rohkem kursis olla, siis hoia silm peal meie Instagramil Ideedest MTÜ ning episoode kuula ikka seal mina podcasti kanalites ja muidugi ka märgin ära, et kui 100 followeri on täis Ideedest MTÜ kanalil, siis kindlasti tuleb ka loos, nii et võtta osa, jälgi meid ja ära maga seda maha. Aga veel kord aitäh, et sa meid kuulad ja kohtume ja kuuleme juba järgmises episoodis. Aitäh ja tšau. See oli nii ilus. Oh my God.